Ja tervitus, head korvpallisõbrad, väike aplaus ka siin pärast Eesti hümni. Täna siis teine kontrollmäng Eesti ja Leedu koondise vahel, kuulame siin Leedu hümni ka ära otsa kohe. No nii on rõõm näha, et saal on publikut täis Aliituse areenal. Teine mäng siin meil toimub 8 tunni kaugusel Tallinnast. Esimene mäng toimus Klaipedas, mis lõppes seisuga 84-70. No ütleme nii, et alguses Leedu läks 9-1 ette, saime seal 12-8 järgi. Ning kolmanda veeranda lõpuni ikkagi Leedu domineeris selgelt 69-45. Leedu võitis kolmanda veeranda ja lõpu oldi 24 punktiga ees ning siis Eesti tegi hea spurdi 25-15 ning lõpuks Leedu võitis 84-70, et pakiks päris ei läinud ning jätsime ikkagi võimaluse õhku. Kui enne mängu oli siin juttu, et Sabonis ja Valanciunas, NBA mehed Leedust, on juba treeningutel kaasa löömas, siis ikkagi täna mehi veel mängu ei tooda. Aga sellest Marius Grigonis saab puhkust ja tema asemel on Ignas Brasteikis, kes 2019-2021 mängis New York Knicksis, mehel 23 aastat vanust on. Nii et seal on ka, vaatame, mis see mees suudab teha, see aasta Kaunases Salgirises mängib. Leedu põhiviisik Brasteikis, Jokubaitis, Egodas, Masjulis, Giedraitis ning Eesti poolt astub mängu Tass, Vene, Jõesaar, Torbek, Kullamäe. Näeme ka, et Eestil on 12 meest üles antud: Sten Sokk, Kristjan Kullamäe, Märt Rosenthal, Martin Torbek, Robert Valg, Janar Jõesaar, Gregor Hermet, Siim-Sander Vene, Kaspar Treier, Kristjan Kitsing, Mattias Tass ning Rauno Nurger. Raieste, Kotsar, Trell jäävad meil haiguse tõttu eemale ning Ger Kriisa samuti. Trellist nii palju, et meil pidi põskkoopa põletik olema ning on antibiootikumi kuuri peal. Loodetavasti midagi hullu ei ole, ise mehega täna rääkisin ning pidi juba olema selgelt tervis parem. Ja mainiti ka, nagu ma enne ütlesin, Jonas Valanciunas ning Sabonis, kes NBA-s leiba teenivad, siis olid liitunud Leedu korvpallitreeningutega. Aga ikkagi veel hetkel on erariietes vaatamas, samuti ka Marius Grigonis ja Kuzminskas. Pärast seda mängu 12. ja 14. augustil võõrustatakse Tartus Ilmar Kullami nimelisel turniiril Belgiat ning Bosnia ja Hertsegoviinat ning 19. augustil ollakse Riias vastamisi Lätiga, kus Läti ees peaks ka Porzingis kaasa tegema ning miks me neid mänge üldse teeme? 2. septembril 2022 astub Eesti meeste rahvuskoondis Itaalias üles, esimene võistkond kohe Itaalia, kelle vastu me siin lähme. Samuti on Kreeka
Horvaatia, Suurbritannia ning Ukraina. No mäletame ka seda, et 2020, 24 juuli suutis Eesti Leedut võita 92-85, kus Ger Kriisa tegi väga vinge kontserdi, 26 punkti, kahjuks täna Ger üles ei astu. Aga sellegi poolest oli see väga kõva võit, sest ikkagi tegemist oli esimese võiduga Leedu üle pärast iseseisvumist. Pärast iseseisvuse taastamist siis on õige öelda. Ja näeme ka, siin on Eesti koondise põhiviisik, Tass, Vene, Jõesaar, Torbek, Kullamäe. Ning Leedu poolt Prasteikis, Jokubaitis, Ekodas, Mašulis ja Giedraitis. Ja samuti selge on see, et ega Leedu ei tulnud siia niisama mütsiga lööma, on näha, et meestel ikkagi pärast 2015. aastat, kui saati hõbemedal EM-il, siis pärast seda ei ole väga hästi asjad sujunud. Teame ka seda, et tänavusele EM-turniirile teenisid nad pileti üle noad ära, sest võitsid Taanit otsustavas mängus 77-76. Nii et üle kivide ja kändude, aga sellegi poolest näeme ka siin meie Leedu raske kahurvägi, kus Minskas, Sabonis ja Valanciunas. Kahe 2013. aastal EM-il finaalis Prantsusmaa Leedu. Leedu võttis seal vastu 14-punktilise kaotuse 80-66 ja seal MVP-ks krooniti Tony Parker, nii et ja 2015 oli Hispaania ja Leedu finaalis 80-63, Hispaania selle kindlalt võitis, Gasol 25 punkti. Nii et nagu ma mainisin ka, pärast seda ei ole päris need hiilgajad Leedul, nii et saavad siin tasa teha, aga pannakse pall siin mängu ja saame selle kohe siit kätte. Ja siin on vinge ikkagi, publikut on saali täis. Ja seal Tass. Hästi Vene mängitakse seal välja ja praegu vilistatakse viga. Alituse Areena nii suur ei ole kui siin Svituri Areena, sest 5500 pealtvaatajat mahutab. Hoone avati 1981 ja korda tehti 2011, nii et näeme ka, et ma usun, et ikkagi 4000 inimest sinna saali on paigutatud. Tassi ja sööt sinna Torbekule, hetkel sealt ära ei lahenda, aga Vene paneb kolmese. Ja seal Tass võitleb, aga seda kätt hetkel ei saa ja hästi oli siin välja mängitud. Siit saab kohe Leedu viskele. See läheb Jokubaitise poole pealt mööda ja võtame lauapalli maha. Kullamäe. Tassiga sealt kattest. Vene viset ei võta hetkel ja sealt jälle saame vea kätte, nii et see on juba teine. Ja praegu on ikkagi Eesti väga hästi mängu sisenenud, 2 rünnakut ja väga efektiivselt. Ja teeb siin Leedu ka oma esimesed vahetused. 40 sekundit oli siin väljakul. Kullamäe proovivad uuesti Tassiga kattest. Prasteikis tema peal, Torbek katte pealt tuli, Tassiga uuesti. Ei leia hetkel lahendust Tassile sealt sööt, aga seal pannakse ikkagi Prasteikise poolt käsi peale ja siit saab juba jooksma. Giedraitis välja sööt Jokubaitisele. Ise läheb mööda ja seal Torbek võtab lauapalli maha. Kullamäe uuesti Tassiga. Jõesaar, Torbek kutsub Tassi kattesse. Ja sööt Tassile, Vene oli seal korraks vaba ja sööt jäi natuke hiljaks ja seal praegu saab palli kaotus tuleb ja vigasid vilistatakse praegu. Torbek teeb väga õige vea ära, siit ei lastud Jokubaitisel kiiret üles võtta. Donatas Tarolis tuleb mängu.
Jokubaitis, endiselt seis 0-0. Rastekis, seal on hea slip ja seal Floater, praegu sealt punktilisa ei tule, aga seal võtab ründelaua Tarolis ja saab siit 2+1 kirja. Ja Floater sealt läks lauda ka, Vene jäi väga hätta seal ja kohe karistatakse ära sealt. Tarolis eelmine mäng 7 punkti 18 minutiga, täna juba 3 koos. Vähem kui minutiga ja vaatame Kullamäe ja sööt Venele ja seal pannakse Ekodase poolt käsi peale ja Vene jäi natuke seal kartma. Aga sellegi poolest viskele saime, aga ära ei lahendanud. Jokubaitis, Torbeku vastu sealt, Torbek on hästi kaitses ja seda nägime ka neljapäeval, kus Torbek mängis 6 minutit. Ja kuigi mäng oli suhteliselt läinud, siis alla me ei andnud ja teame ka, et Torbek on väga hea kaitsemängija ja mees oli pingil 1,5 tundi ja tuli väljakule ja hakkis korralikult ja näeme ja 3-0 Leedu otsa out. Gedraitis avaneb sealt, saab viskele kaasa, läheb hetkel mööda, Jõesaar võtab lauapalli maha ja Kullamäe võtab rünnaku üles. Proovib sealt ette, võtab Vene ja võtab sealt keskpositsiooni viske ja läheb see sisse ja see on Eesti koondisele esimesed punktid Siim-Sander Vene poolt. Jokubaitis ja Torbek on hästi seal peale käimas. Teeb väga keeruliseks seal. Rasteikis, Tarolisiga kattes ja läheb sealt lõpuni ja saab ka siit Rasteikis oma esimesed punktid. Rasteikis eelmine mäng kaasa ei teinud. Täna on vahetanud kohad Marius Grigonisega. Kullamäe, Torbek, Jõesaar jookseb katete pealt üles. Teeb seal pette ja paneb ära, nii et 5-4 ja Jõesaarel ka silmad peas. Jokubaitis ja nüüd saab siit vea kätte, nii et see on Eestile 4. võistkondlik viga, nii et 3 minutiga ja ikkagi ega Leedul ka siin kõige paremad seisud ei ole, 3 meeskondlikku viga ja siin on näha, et mõlemad võistkonnad tahavad seda võitu ja ei tulnud siia niisama sõpruskohtumisele nalja tegema. Ekodas Jokubaitisega ei mängi sealt käest kätte, proovib sealt asja ette võtta, keeruline vise sealt, aga lahendab selle ära ja saab Ekodas ka siin punktid kirja 7-4, Rosenthal, Tass, Kullamäe jääb vabaks, saab 3 proovida ja paneb ära ja viigistab selle seisu. Kristjan Kullamäe eelmine mäng ehk siis neljapäeval 15 punkti, 10 resultatiivset söötu ja mehed Mattias Tassiga ikkagi väga hästi leidsid ühise keele. Ja seda oli näha ka 4. veerandal, kus saadi 10-punktiline võit. Rosenthal, Vene. Praegu on ikkagi lust näha seda, mis väljakul toimub, täiesti öö ja päev sellega, mis siin 3 päeva tagasi toimus. On näha kuidagi, et meestesse on seda enesekindlust siin süstitud ja tunnevad kõik ennast väga hästi. Tass, Kullamäe. Rosenthal katete pealt jookseb üles, leiab sööduga ja ise ei lähe praegu seal 8 sekundit ründeaega. Jõesaar võtab keskpositsiooni, viset on vaja ja nüüd lähme siin juhtima 9-7. Ja Janari Jõesaar 4 punkti tema arvel. Ja praegu siit Rosenthal mängib hästi kaitses, aga vilistatakse see viga. Vaatame, kas siit tulevad viskad, arvatavasti tulevad. Näeme ka siit käest kätte mängiste Rosenthal. No seal ikkagi Paitis natuke õnnetult kukkus ka. Ja tulevad vahetused ka, Treier tuleb mängu.
Treier on mängus ja Vene saab puhkama. Rokas Jokubaitis, Barcelona mees, 21 aastat vanust. Ja esimese vaba viske paneb kotti. Ja teise ka, nii et Eesti koondisel on meeskondlikud vead täis, nii et vaba visked järgnevad ja samuti ka Leedu. Ja seda vaid 4 minuti ja 10 sekundiga. Rosenthal. Kullamäe jookseb üles, Tass paneb seal Rosenthali katte, Treier võtab viske, ei lähe see hetkel ja Giedraitis saab lauapalli maha. Jokubaitis proovib Rosenthali uuesti ette võtta, sealt tuleb keeruline sööt ja Tarolist saab siin vabaviske joonele ja Kullamäe ei ole üldse rahul praegu sellega ja see on Kullamäe teine viga ja see on natuke pahandus. Number 51, Arnas Putkevitsus tuleb Leedu poole pealt mängu, mees sellest aastast Kaunase Žalgirise ridades. Ja Donatas Tarolis saab oma 4. punkti kirja. Ja kui Jukka Toijala ütles pärast neljapäevast mängu, et loobime kui telliseid, siis praegu võib öelda, et loobime nagu kulda. Sest tõesti on visked hästi läinud ja ei saa midagi ette heita. Ja Sten Stock tuleb Kristjan Kullamäe asemel. Kullamäel on 2 viga täis, nii et tuleb Kullamäele seal kindlasti puhkust anda. Sten Stock, kes neljapäeval väljakul ei käinud, andis siin teistele kaaslastele ka mängida ja täna on tagasi Sokk, raske vise sealt, ei saanudki aru, kas proovis seal Tassile sööta või pandi ikkagi korralik kulp seal peale. Jokubaitis proovib seal ette võtta Sokku. Jokubaitis välja sööt ja see läheb praegu mööda Brastekise poolt. Treier, Hermet on vaba ja hästi Treier keerutab sealt ära praegu ja seis on viigis 11-11. Hermet tahtis väga seda söötu ja Treier silmadega pettis suurepäraselt seal ära. Ja Treieri arvel ka 2 kirjas. Putkevitsus, Ekotas küsib, Tassi vastu, Ekotas eelmine mäng 15 punkti. Tegi meil korralikult paksu pahandust, nüüd proovib uuesti ja see läheb hetkel mööda ja Rosenthal võtab laua maha. Sokk, Rosenthal. Kattes Treieriga. Tass, Sokk, pane nüüd. Ja on sees Sten Timmu Sokk. Ja võetakse selle peale kohe time out ning teeme ka omalt poolt väikse pausi. Utilitas toob 100 000 Eesti inimesteni keskkonnasõbraliku energia, nii soojuse, valguse kui tänase otseülekande. Utilitas, puhas energia. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Jätkusuutlike kütuste teerajajana Eestis teeb Alexela kauaoodatud kvaliteedihüppe e-liikuvuses. Meie uue e-mobiilsuse täisteenuslahendusega saad elektrisõidukit laadida kus iganes soovid. Muudame koos Eesti elu paremaks.
ja esimene paus meil tehtud 14-11 ja tõesti on lausa lust vaadata seda mängu, nii et tegelikult Eesti ikkagi jätkab sealt, kus neljapäeval pooleli jäi. Eesti poole pealt Jõesaar 4 punkti, Kullamäe 3, Vene 2, Sokk 3, Treier 2. Ja nagu mainisin ka enne, siis eelmine mäng Kristjan Kullamäe 15 punkti, 10 resultatiivset söötu, Mattias Tass 14 punkti, 4 lauapalli ja Jukka Toiala poolt väga hea põhiviisik oli ka pandud, et kohe Kullamäe ja Tass mängu ning on toiminud see. 14-11 Jokubaitis, edasi sööt. Jokubaitis Kavitšus ei võta praegu viset, nüüd läheb mööda ja Treier lauas. Sokk, Kitsing mängu tuld, Rosenthal. Kitsinguga katest. Rosenthal välja sööt ja Kitsing jääb täiesti vabaks ja see on Kitsingu koht. Ja praegu tuleb 3 vaba viset. Nii et teeb noorele mehele siin kohe väiksed koolirahad ja see on Kitsingu trump. 3 joone tagant läheb viskele, siis ta ikkagi maantub 20-30 sentimeetrit eespool, nii et seal lähed silindrisse, siis Kitsing hüppab kohe pikali. Ja tavaliselt üldiselt antakse see tehniline sealt, kui niimoodi mängid seda, aga ikkagi Kristjan Kitsing teeb seda nii loomulikult ja läbi aastate me teame seda ja paneb praegu 2 vabakat kotti. Kristjan Kitsing eelmine mäng 13 minutit, 5 punkti. Sai ka 1 kolmesse sisse, muidugi viimastel sekunditel, aga sellegi poolest praegu 3-3 ning saame 6-ga ette, 17-11, Jokubaitis saab palliga üle tulla. Ja kuuleme ka, terve saal karjub ja praegu siin vilistatakse viga, nii et tuleb siin automaatselt vaba visked. Taurinas Pirutis, kes ka sellest hooajast uuesti Kaunase Salgirise ridadest. Pirutis eelmine mäng 12 minutiga 7 punkti. 2 lauapalli ja mehel 24 aastat vanust. Ja saab ka Pirutis siin esimesed punktid kirja. Ja paneb ka teise kotti, nii et 17-13 tõesti, kuna mõlemal võistkonnal on meeskondlikud vead täis, siis peab väga ettevaatlik sellega olema, kuigi no oleme ausad, 12 meest on võistkonnas, siis võib ju tegelikult vigu teha, aga mitte lasta vastastel lihtsaid vabaviskeid. Aga sellest saame praegu ise lihtsad vabavisked. Kaspar Treier. Paneb esimese vabaviske kotti, tema arvel 3 punkti täna. Ja näeme ka, et siin Valanciunas oli üldse rahul praegu sellega, mis toimub. Ja läheb ka teine sisse, nii et Treieri poolt 2-2. Kavitšus. Rosenthali vastu. Sealt avaneb, Putkevitšus ei saa sealt söötud, Imsa. Kate-kates Pirutisega. Pirutis leiab hästi sööduga sealt Putkevitšuse ja Arnas Putkevitšus saab ka oma esimesed punktid kirja ja oli Leedu poolt väga hästi mängitud. Ja siit tuleb ründeviga nüüd ja Jukka Toiala ei ole sellega üldse rahul. Näeme siit korduses ka. No.
Jaa, eks seal natuke oli puusaga mängimist, aga ei olnud ka midagi nüüd ülearu kole ründeviga. Lekavitšus kattest, käest kätte seal. Timsa proovivad ja proovivad, Rosenthal on hästi seal peal. Hästi Kitsing astub üles ka, Birutis ja täpselt samamoodi ja nüüd pannakse see ülevalt alla meile ja 2 rünnakut täpselt sama. Leitakse pikk üles vabaviskejoonel ja Butkevitšus vajutab ülevalt alla selle ja praegu läheb siin pall kaduma ja nüüd on õige aeg siin time out võtta. Aga endiselt juhime 19-17. Praegu on Leedu hästi sekund, rünnakul ideaalne ja kaitses samuti. Ja Robert Valge mängu tuld. Robert Valge neljapäeval väljakul ei käi, nii et saab ka oma võimaluse täna. Juba esimesel veerandajal Timsa, Lekavitšus. Seal läheb võrku pall ja nüüd pilistatakse siit viga. Vaatame, kas Hermet saab selle veasid. Ja tundub nii. Gregor Hermet siis, kes järgmine hooaeg Poola liigas mängima hakkab. Ja seal paneb korralikult keha vastu ja Butkevitšus saab 2 vabaviset. Ja esimene vabavise läheb mööda. Muidu leedukate vabavisked olid 7-7, nüüd on 8-7. Ja teine läheb sisse. Ja ikkagi mõlemad võistkonnad on ideaalselt vabavisked visanud. Eesti 5-5 ning Leedu 9-8. Sokk läheb seal lõpuni, keeruline vise, tuleb sealt välja ja Birutis võtab lauapalli maha. Butkevitšus, Lekavitšus ja nüüd jälle siin vilistatakse viga ja uskumatu. Siin on 2 võistkonna peale on visatud juba 14 vabaviset 8 minutiga ja 12 sekundiga. Ja esimene läheb sisse. Lukas Lekavitšus eelmäng jäi 3 punkti peale 15 minutiga. Praegu paneb 2-2 ja viib siin Leedu juhtima. Valge, Sokk. 20-19, minut 40 esimest veerandaega mängida. Valge, Treiega kattes, seal üritasid Treeri ja Babak saab 3 proovida. Ei lähe see hetkel. Ja Timsa võtab lauapalli maha. Birutis küsib sinna alla Treieri vastu. Proovib seal teha ruumi endale ja ime lihtsalt ikkagi sealt vasakult poolt viskab ära ja Birutisel tõesti pikkust 2-15. Ei, tundus väga lihtne ikkagi tema jaoks. Valge. Treieriga mängivad, 3 hetkel ei võta. Praegu on ikkagi Eesti rünnak natuke lahtine, ei mängita meeskondlikult, ei saada neid häid lahendusi, mida me nägime ikkagi siin esimese veerandaja keskel. Lekavitšus saab 3 proovida, see läheb mööda, Hermet võtab laua maa. Sokk. Treier küsib, Hermet tahab talle anda, ei saa. Butkevitšus on hästi kaitses ja nüüd Treier ja Babaks ja saab proovida keskpositsiooni, see läheb mööda. Ja Birutis saab lauapalli maha, 25 sekundit veel esimest veerandaega mängida. Jääb siin meile ka rünnaku õigus. Kui siis tuleb ainult ründelaud ära võtta, kui mööda läheb, seal Treier saab näpud vahele, Timsa peab viskama, see läheb mööda ja 5 sekundit aega. Vaatame, mis Kitsing teeb, 2 sekundit ja nüüd on vaja viset. Ja Hermet paab väga raske viske ja see läheb hetkel mööda ning esimene veerandaeg meil lõpeb 22-19 ja teeme omalt poolt ka väikse pausi.
Utilitas toob sadade tuhandete Eesti inimesteni keskkonnasõbraliku energia, nii soojuse, valguse kui tänase otseülekande. Utilitas, puhas energia. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Jätkusuutlike kütuste teerajajana Eestis teeb Alexela kauaoodatud kvaliteedihüppe e-liikuvuses. Meie uue e-mobiilsuse täisteenuslahendusega saad elektrisõidukit laadida kus iganes soovid. Muudame koos Eesti elu paremaks. Homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast. Spordi terviseks. Värska originaal. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Head korvpallisõbrad, oleme tagasi. Esimene veerandaeg lõppes 22-19. Väga huvitav statistika on see, et kahe võistkonna peale teeniti 16 vabaviset, millest 15 pandi kotti, Eesti 5-5, Leedu 11-st 10. Ja ikkagi mõlemad võistkonnad proovivad anda mänguaega kõikidele mängijatele. Leedu poole pealt Putkevitšus 5, Ekavitšus 2, Birutis 4 punkti, Tarolis 5, Ekodas 2, Jokubaitis 2, Prasteikis 2, nii et kõik mehed Leedu poole pealt on põllule saanud. Eestilt peaaegu sama, Nurger pole veel väljakul käinud. Aga siin pannakse juba pall mängu. Kattes sealt mängitakse. Ja läheb sealt viskele, see läheb hetkel mööda ja tundub, et saagi täpselt aru. Ja ikkagi, et Eesti pall. Kullamäe. Eesti poole pealt Kullamäe, Treier, Valge, Kitsing, Jõesaar. Ning Leedu poole pealt Žukauskas, Birutis, Semaitis, Timša ja Putkevitšus. Et Semaitis ka saab siin mänguaeg Jõesaar. Kullamäe kutsub Treieri kattesse, vaba äär. Nüüd on see kokku jooksnud, see rünnak, Kullamäe siit seda viset ei saa, aga Treier võitleb seal, saab ründelaua, aga viske paneb mööda. Kävitšus, Semaitis, Birutis küsib sinna, Kitsing ole nüüd tugev seal. Birutis ei ole seal kõige tugevam mees, aga sellest väga pikk ja paneb vasakuga 2 ära. 24-19. Ja selle poolest, kui meil neljapäeval mäng lõppes 21-12 esimene veerand, siis ikkagi ja nüüd pannakse siin ülevalt alla ka meile siin Kristupas Semaitise poolt. Ja Eesti on praegu ikkagi natuke hädas, ei leita rünnakul oma kohti, lihtsaid lahendusi. Kui seda saime siin esimesel veerandajal keskel, aga time out ja teeme omad poolt ka väikse pausi. Utilitas toob sadade tuhandete Eesti inimesteni keskkonnasõbraliku energia, nii soojuse, valguse kui tänase otseülekande. Utilitas, puhas energia. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja.
jätkusuutlike kütuste teerajajana Eestis teeb Alexela kauaoodatud kvaliteedihüppe e-liikuvuses. Meie uue e-mobiilsuse täisteenuslahendusega saad elektrisõidukit laadida kus iganes soovid. Muudame koos Eesti elu paremaks. Homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast. Ja paus meil tehtud, Leedu teist veerandaega 4-0 siin juhtima läinud. No kui meil neljapäev läks 13 minutit aega, et esimene kolmene sisse saada, siis hetkel Leedul 5-0 3 punkti visked ja on nemad samas hädas. Kuigi ikkagi Leedu siin juhtimas 7 punktiga 26-19. No vaatame, mis Toijala välja joonistas meile siit ja siin Leedu proovib üle välja pressi. Ja tulevad seal kahekesi peale ja oleme ikkagi hädas. Seal saab Timša ülevalt alla vajutada. Nüüd ikkagi väga on häda majas siin. Nurger ka mängu tulnud Eesti koondise poole pealt. Jõesaar. Proovib, Nurger jääb sinna korraks vabaks, söötu sealt ei saa ja nüüd proovitakse Jõesaare poolt toppida. Vene saab 3 proovida, see läheb mööda. Ja Putkevitsus võtab lauapalli maa ja praegu Leedu on hoos. Timša, Putkevitsus jääb 300 täiesti vabaks. Ja sealt läheb pall ässa. Päris ässa ei läinud, aga mööda läks küll. Nii et Leedu saab otsa audist uuesti proovida. Ekodas, Žemaitis, Putkevitsus, Sukauskas ja paneb selle koti 31-19 ja Leedu on hoos ja Eesti on hädas 12 punkti hetkel vahe. Robert Valge saab oma esimese viske siit ja paneb selle mööda hetkel. Ja eks kui me alustasime mängu oma põhiviisikuga, siis tõesti mäng sujus. Rünnak oli ideaalne, kõik kukkus, aga praegu on natuke ära vajunud see Leedu, 5 sekundit rünnata. Sukauskas, kas teine otsa ja siit paneb mööda ja Jõesaar võtab kõrgelt selle lauapalli maha. Kullamäe. Ja nüüd Kullamäe seal keerutab korralikult, Jõesaar läheb ise lõpuni, ei paneb Venele välja söödu ja praegu kukub ikkagi ja Ekodas seda palli sealt ei saanud ära lüüa, nii 31-21, vahe 10. Ja Putkevitsus ja Timša saavad puhkama, Jokubaitis ja Prosteikis tulevad mängu. Prosteikis siis on uus mees Leedu koondises ehk neljapäeval mees kaasa ei teinud. Marius Grigonis saab täna puhkust. Jokubaitis. Žemaitis, kate-kattes seal uuesti Jokubaitis, Ekodasega kate-kattest. Žemaitis ei võta sealt viset, praegu on hästi kaitses. Ja 1 sekund, Jokubaitis paneb hullu peale ja kukub see praegu ja nüüd oli õnne ka ikka. Väga hästi seisime siin kaitses. Õnneks 3 punkti vise ei olnud, kahene ja 33-21 Kullamäe. Ja sööd Venele ja pane nüüd. Ei tule siit hetkel punktilisa ja ei olnud lauas ka valmis kedagi. Žemaitis. Sukauskas. Ja Vene hästi seisab seal ja Ekodas siin õnnega pooleks saab ja nüüd siin tuleb jooks. Ja seal naljakalt hüppas õhku, mitte midagi ei teinud. Aga parem siuke palli kaotus, kui paned vastastele palli kätte. Ja Robert Valge puhkama, Torbek tuleb väljakule ja nüüd jälle siin väga lohakalt. Raske vise sealt ja siin on Pudru ja 2 kapsad.
Jokubaitis raustab mängu maha. Semaitis uuesti Jokubaitis, Ekotas küsib sinna hästi Jõesaar seal kaitses, aga praegu vilistatakse siin, ei ole Jõesaar ka üldse selle veaga rahul. Naerab ka selle peale. Sukauskas, Semaitis, Jokubaitis hea sööt sinna Ekotasele, jääb natuke sinna korvi taha. Aga seal proovib Nurgeri vastu teha, Jokubaitis saab 3 proovida, ei lähe see hetkel ja oi, ja nüüd Jõesaar ei saanud päris hästi seda palli kätte, aga Kullamäe saab üle tulla. Torbek, Kullamäe Nurgeriga, ei kasuta katet, paneb floateri ja lauapõrkest ja see on sees. Ja Kullamäel 5 punkti koos. Jokubaitis ja nüüd siin tuleb viga Nurgerile. Ei, vabandust, Siim-Sander Vene peab siin käe tõstma. Ja Rosenthal tuleb mängu Kullamäe puhkama. Ja Semaitis saab ka puhkama, Lekavitsus sisse. Rastekis saab 3 ja nüüd paneb 3+1 siit kotti. Rastekis 5 punkti koos ja saab siin vaba viset ka proovida. Ignas Rastekis, mehel on Leedu ja Kanada kodakondsus. 23 aastat vanust, 2019 liitus New York Knicksiga. Muidugi NBA draft valiti Sacramento Kingsi poolt. Aga nagu ma mainisin ka, siis sellest hooajast nüüd on Salgiris Kaunase rivistuses ja paneb siin vabaviske ka kotti, nii et 4 punkti rünnak ja Leedu ikkagi pressib sealt. Rosenthal. Vene küsib. Ja nüüd siit vilistatakse Jokubaitisele viga. Nii et see on Leedu teine võistkondlik. Ja ikkagi teine veerandaeg on ikkagi väga aia taha siin läinud. Hetkel Eestil 15-4 on veerandaja seis. Rosenthal Nurgeriga kattest, läheb seal lõpudi ja praegu ei saa ja tuleb see välja. Just tahtsin öelda, et kui Martinas Ekotas pani mehele eelmine mäng 2 kulpi, siis seekord Ekotas jäi sellest ilma, aga viise sisse ei kukkunud. Aga pall ikkagist meie ning otsa out. Torbek hästi lõikab seal alla ja ei pane seda seal kotti. Mõtlesin, et läheb seal petet tegema, aga ikkagi läks viskele 8 sekundit. Rosenthal paneb keskpositsiooni ja seal Jõesaar hästi võitleb mehe moodi, saab viskele ka ja 25 Eestil koos. Janar Jõesaar, siis tema 6 punkt täna. Lekavitsus Ekotasega kattest. Lekavitsus paneb keskpositsiooni ja Jõesaar võtab väga kõrgelt selle laua endiselt maha. Rosenthal ja nüüd tuleb ründeviga Nurgerile ja need on siuksed valusad kaotused ikkagi. Saad mängida 20 sekundit kaitses ja siis saad rünnakule ja kuidagi õnnetult seal. Aga Mattias Tass tuleb Nurgeri asemel mängu. Ja Rokas Gedraitis, Baskonia mees ka mängu tuld. Lekavitsus. Rastekis. Kattest seal proovib. Ja nüüd saab täiesti vabalt proovida Mašulis ja ei kes muu kui Janar Jõesaar. Ja nüüd on hädasti neid punkte vaja. Tass, Vene, Torbek. Torbek kattest, Rosenthal, Tass küsib sinna. No tee sealt nüüd, hästi, Torbek.
ei lähe see, aga Vene saab ründelaua ja väga keeruline vise sealt. Ja saab juba Leedu jooksma siit. Prosteikis tahab proovida, sealt saab laua, ei lähe praegu see Tarolisel ja on meil ikkagi õnne ka siin kaitses. Vene hästi lõikab sinna alla, ei leita teda ja nüüd saab jalad maast sealt panna ja Giedraitis ei jõua sinna. Ja tuleb siin time out ka. Kolmkümmend 27, vahe 10, teise veeranda seis 15-8, nii et oleme ikkagi siin 2 lihtsat korvi nüüd saanud. Leedu 10 meest on käe valgeks saanud. Prosteikis 6, Jokubaitis 4, Ekodas 2, Tarolis 5, Sükauskas 3, Birutis 6, Semaitis, Timsaar, Kavitsus kõik 2. Ja Putkevitsus 5 punkti, kes on meeskonna kaptenina kirja pandud. Ikkagi pooled mehed, üle poolte meeste Leedu koondises hakkavad uuest hooajast allkirjase särki kandma. Ja Eesti poole pealt Vene 6, Jõesaar 6, Kullamäe 5, Treier 4, Sokk 3 ja Kitsing 3 punkti. Jõesaar 5 lauapalli noppinud. Ei ole Eesti ühtegi vaba viset saanud. Veel see veerandaeg endiselt 5-5. Ning mõlemad võistkonnad viskavad tõeliselt kulda vabaviskejoonet, Leedul ka 12-1 ja time out peetud 37-27, 2-45 poolaja lõpuni. Kavitsus ja nüüd tuleb sealt ründeviga ja antakse natuke siin tagasi ka meile. Ja Tarolis teeb siit ründepea. Me näeme kordus ka. Rosenthal. Hästi Lekavitsus jälle kaitses annab kuuma. Tass. Vene lõikab alla ja praegu väga hästi oli vaba, aga praegu seal näpud olid vahel ning sööt läbi ei läinud. Kavitsus võtab 3 punkti viske ja läheb see sisse, nii et Leedul on 40 koos. Ja Lukas Kavitsus 5 punkti täna koos. Ja see on Leedu kolmas 3 punkti vise ja nüüd Rosenthal täpselt samamoodi. Paneb lohaka söödu ja sellest saab Prosteikis nüüd oma 8. punkti ja väga ilusalt vajutas ülevalt alla selle. Ja need on väga valusad hetked, kus paned söödu ja lõigatakse niimoodi vahelt, et teisel pool joostakse sulle ülevalt alla, nii et sulle kõik 4000 inimest, kes saalis on, saavad selle emotsiooni sisse ja selle pealt on juba Leedut väga keeruline takistada. Me kuulame siin Toialat ka natuke. Jukka Toiala, veel 50 aastat vanust on, eesti keele ka väga ilusti suhu saanud, ütles ka siin meestele, et kuulge, uskuge ka natuke endale, self-confidence, et ärge mängige siin kuuma kartulit. Ütles selle peale, et teeme nüüd 2 kõrval, vaatame, mis see nüüd tähendab.
42-27 ja kas Leedu proovib siit pressida ka? Päris kahekesi peale ei tulda, minut 55 Poola lõpuni. Jõesaar, Kullamäe, see ikkagi kaks kõrval tundub, et toimib, kõik mehed saavad palli puutuda. Praegu jääb natuke toppama, Jõesaar võtab kolmese ja paneb selle ära. Ja need on väga tähtsad punktid, 42-30. Ja Janar Jõesaarel 9 punkti koos, 5 lauapalli. Kävitšus, Masjulisega kate-kattes, Masjulis saab kolmest proovida, ei võta, nüüd võtab keskpositsiooni viske, see läheb mööda ja Kullamäe lauas. Nüüd on minut 20 ja hädasti oleks nüüd punkte vaja, et saaks poole pausile vähe rõõmsamalt. Vene, Jõesaar. Vene proovib küsida sinna alla Sokk. Ja nüüd Vene, tahtsin öelda, et 3 sekundit hakkab tulema, Jõesaar teistit ei pane, aga hakkas otsa saama ja oli vaja visata. Rasteikis. Seal teeb korralikult tuult jalge vahelt. Proovib seal Kullamäed ette võtta, Kullamäe seisab kaitses hästi, aga ei tule neid punkte ja pall tuleb praegu rõngast välja imekombel. Ja Sokk rünnakut üles võtmas, Kullamäe Tassiga kate-kattes, Tass lõikab alla ja läheb seal lõpuni ja hästi, 42-32 ja nüüd on hädasti vaja siin stoppi kaitses. Ja siis saab veel võib-olla viskele ka, nii et saab ühekohaliseks selle vahe. Kävitšus, Masjuli, Karolis oli see. Kävitšus saab 3 proovida ja nüüd pannakse seal silme vahele ka meile. Ja nüüd on 5 sekundit, Sokk ja pane vasta ja lauapõrkes Sten Sokk vastab, uskumatu ja lõpeb meil see esimene poolaeg 45-35, hädasti oli seda Soku viset seal lõpus vaja. Ja omalt poolt lähme ka väiksele pausile. 2-3-3, 3-2-1 ja 5 lauapalli. Ja kohe ja pandigi pall mängu 45-35, alustab Eesti teist poolaega. Tass, Sokk, kate-kattes seal Tassiga ja saab hästi floaterile sealt ja Sokk toob punktid ära ja alustab sealt, kus esimesel poolel jäi, nii et vahe juba 8 ja Kävitsus seal hästi, vaatame, kas korv loeb ka, no täpselt ei näinud, mis korvialune kohtunik vilistas. Ja ikka, jah, 2 punkti loetakse ära ja see on väga valus. Nii et Kävitsus saab ühe vaba viske ka ja paneb selle kotti. Leedu koondise pealik ka siis Max Viitis, kes Kaunase Žalgirise pealik ning Giedrius Šibenas, kes ka omal ajal minu treener Kramos oli, tuli siin riitlasega meistriks ka. Vene paneb siin viske mööda ning Leedu saab rünnakule. Timsa, Kullamäe vastu sealt ei võta praegu 3. Sukauskas edasi. Virutisega kate-kattes, nüüd Timsa võtab 3 ja see läheb mööda ja kes muu lauas kui Jõesaar. Kullamäe juba näitab näppudega, hakkab siin rünnakut üles võtma. Vene Sokk omavahel. Sokk võtab kohe 3 sealt, ei lähe see hetkel ja Jõesaar läheb hästi lauda, natuke teeb seal jalale ka liiga, aga saab ikkagi edasi joostud. Virutis kohe küsib seal Tassi vastu. Sokk tuleb kohe kahekesi peale, hästi on nüüd Eesti kaitses ja Jõesaar paneb seal käe peale ka, aga viga oli varem. Praegu hästi tundub, et ei tea, kas see oli Soku oma initsiatiiv või oligi Toiala poolt kokku lepitud, et kui Virutis saab selle palli sinna korvi alla, siis kahekesi peale ja tegelikult praegu
võib öelda mingil määral, et õnnestus, mingil määral ei õnnestunud, aga 2 vaba viset siit järgnevad ja Leedu saab punkti lisa. Arnas Butkevitšus täna 6 punkti. Ja paneb teise ka kotti. 50-37. Sten Sokk. Kullamäe võtab sealt kohe 3 ja läheb see sisse, nii et vahe jälle 10. Ja väga vajalikud punktid. No peaks ütlema, et täna on kõik väga vajalikud punktid, aga just sihukestel hetkedel, kus hakkab asi nagu vajuma ja seis hakkab ikkagi liiga suureks minema see vahe ja Kullamäe praegu toob ikkagi väga tähtsad punktid ära ja praegu siit tuleb uuesti viga, nii et see on Eestile 3. võistkond. Ja ikkagi esimese poolaega 10 palli kaotust Eestile on tsipa palju. Aga no selgelt on tegemist ikkagi Leedu koondisega, et ei ole nad siin niisama mehed. Jonas Valanciunas, Domantas Sabonis, Midagas Kuzminskas ja Grigonis ka siin meeskonna treeningutega on liitunud, sest FIBA ja NBA omavahelise kokkuleppe põhjal tohivad Unistuste liiga mängijad liituda rahvusmeeskonna treeningutega 28 päeva enne suurturniiri. Ehk praegu eile saigi 28 päeva, nii et mehed saavad siin trenni teha ning praegu veel väljakule ei tule. Kuigi Grigonis neljapäev kaasa lõi, siis täna mees on erariietes pingil ja Lekavitsus saab 2 vaba viset ja paneb mõlemad kotti ka. Ja Lekavitsuse arvel 13 punkti täna. Kullamäe. Hästi seal ja nüüd Tass pane sealt ära. No, oleks võinud uuesti üles minna, aga sellegi poolest hea ründelaud seal ja saab uuesti Sokk rünnaku üles võtta. Jõesaar paneb 3 ja läheb sisse see. 52-43 ja vahe on 9. Ja juhime kolmandat veerandaega 8-7. Kävitšus ja sööd sinna üles Birutisele ja Birutis ei pidanud väga hüppama ka, mehel käed nii pikad ja saab seal lihtsa korvi. Kullamäe läheb ise seal ja läheb lõpuni väga keeruline vise ja see tuleb sealt laua ääre pealt tagasi. Ei tea, kas on harjutanud neid või tuli kogemata, aga selgelt väga ilus sooritus. Sukauskas, Kävitsuse. Ja nüüd siin pudeneb ära ja Jõesaar hästi õigel ajal õiges kohas ja siit saab jooksma. Sokk, Kullamäe, pane nüüd ja on 54-48 ja vahe on 6 ja võetakse selle asja peale siin kohe time-out ka maha ja teeme omad poolt ka väikse pausi. Utilitas toob sadade tuhandete Eesti inimesteni keskkonnasõbraliku energia, nii soojuse, valguse kui tänase otseülekande. Utilitas, puhas energia. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Jätkusuutlike kütuste teerajajana Eestis teeb Alexela kauaoodatud kvaliteedihüppe e-liikuvuses. Meie uue e-mobiilsuse täisteenuslahendusega saad elektrisõidukit laadida kus iganes soovid. Muudame koos Eesti elu paremaks. Homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast. Head korvpallisõbrad, oleme tagasi.
pärast Leedu time-out'i 54-48 ja vahe on 6. Nii et Eesti koondis on väga hästi alustanud siin kolmandat veerandaega 9-13, nii et oleme siin 4 punkti tasa saanud. No selgelt on näha, et kui Eesti koondis mängib 7-8 mehega, siis kuidagi rütm ei kao ära ja mehed kuidagi saavad ikkagi päris hästi ennast käima. Selge on see, et kui ikkagi proovida 12 mehega mängida, siis see on selgelt liiga, aga no peame ikkagi tuletama meelde, et see on tegemist sõpruskohtumisega ehk siis kontrollmänguga ja Sukauskas mu jutu peale siin paneb 3. Et tegemist on kontrollmängudega ja selge on see, et sa tahad siin proovida erinevaid variante. Sokk ja nüüd seal pall jääb kaduma, Tass jookse äkki ja ei jõua sealt seda pulpi ära panna ja mingi hetk on 8 vahe ja järgmine hetk kohe 11, nii et 25 sekundit ja see õnn sai korraks nüüd läbi, aga proovime ikkagi siin järgi võtta. Sokk Tassiga kattest ja sealt tuleb viga, nii et see on Leedu esimene võistkondlik, kui Eestil juba kõik meeskondlikud vead on täis. See tähendab seda, et Leedu vastu vead viivad leedukad kohe vabaviske joonele ja siin tuleb Rosenthal ja Treier ka mängu. Sokk saab puhkama. Tass. Rosenthal, Torbek tuleb katete pealt üles. Tassiga proovivad kattest mängida. Tass lõikab siin alla, no küsi nüüd. Ja nüüd ehita sealt, hästi läheb viskele ja paneb selle kotti ka. Ja 59-50. Hetkel on tõesti Eesti koondisel pahandus just pallikaotustega. 11 Leedu 3 vastu, nii et need tuleb ka ikkagi kontrolli alla saada. Siit päris ikkagi nii ei saa, et sa paned seal vastasele palli pihku ja see lajatab sul ülevalt alla 3 korda. Aga õnneks, nagu me teame, tegemist on kontrollmängudega, nii et siin on parandada neid lapsikuid vigu küll. Jõesaar Jokupaitise vastu, võtab sealt seda ette hästi ja sööt Tassile. Tass ei natuke sinna ootama ja seal tullakse kahekesi peale ja pannakse seal käsi peale. Ekotas ja sealt lahendab hästi ära. Ja vahe jälle 11. Torbek. Rosenthal. Rosenthal täna nulli peal. 2 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, nüüd ohtlik sööt Treierile, aga ei, tulevad sealt punkti lisa ja Torbek nägi hästi ära, Treier ei vabaks, aga need on siuksed, kuidas ma ütlen, riskantsed söödud siis üle väljaku. Rasteikis ja läbi see lõpuni hästi oleme seal vastas, aga ikkagi Rasteikisel ei ole vahet. Kas 2 või 3 ja tema ikka paneb ära ja Rasteikise arvel 10 punkti. Torbek. Seal oli jälle siuke keeruline sööd, peab Putkevitsuse ees mütsi maha võtma, hästi oli kaitses, aga teeb ikkagi vea ära, nii et tulevad siin vahetused ka, Sukauskas ja Putkevitsus lähevad puhkama. Giedraitis ja Tarolis tulevad mängu. Ja kolmanda veeranda seis 18-18 viigis. Jõesaar on täiesti vaba. Tass. Treier kas veel 1. Joi, Kaspar Treier paneb siin 2 järjest ja vahe 7. Ja need on tähtsad punktid ja Treieri alvel 10 koos Jokubaitis. Ekotas seal kukub. Jokubaitis uuesti, proovivad kattes siin. Jokubaitis lükkab seal natuke käega ka, võta laud ära nüüd. Rasteikis saab seal laua ja paneb Ekotasele selle kätte ja sealt tuleb ülevalt alla. Ja need on siuksed, natuke siuksed õnnetud kaotused.
kus juba pall on peaaegu sinu käes, aga siis teisest otsast laiatatakse sulle ülevalt alla. Vaatame, mis Jukka Toiala räägib siin oma meestele. Jukka Toiala, Eesti koondise peatreener, ütles selgelt, et poisid, te teete kõik töö ära ja te teete ühe eksimuse ja järsku on vahe 6 pealt jälle 11, et see on päris karm, on 6 nagu tundub korvpalli mõistes mitte midagi ja siis see 11 on jälle niisugune kahekohaline punkti arv, aga ei ole midagi häda, mäng läheb edasi, vahe 9. Eesti juhib kolmandat veerandaega 21-20. Gregor Hermet tulnud mängu. Torbek pall üle toomas. Oi, ja seal tuleb jälle siuke. No, peab siin Prosteikis ka kiitma. Jälle siin näpud vahel, ühe pealtpanek juba sai. Natuke siin läks õnnega pooleks ka, et 12. palli kaotust hetkel ei tulnud. Aga Eesti külje out, Torbek. Rosenthal, Hermet läheb kattesse, Hermet küsib, no tee nüüd sealt ja Hermet keerutab parema käega, selle vise läheb mööda, Treier saab selle laua maha ja nüüd pall ei läinud vastu rõngast, nii et uut ründaega ei tulnud, ehk siis ründaeg saab otsa ja Leedu pall. Ja Jokubaitis palliga. Tarolis ja nüüd tulevad siin vabavisked, sest Eesti võistkondlikud vead on täis. Ja Kristjan Kullamäe tuleb mängu, Rosenthal saab väikest puhkust. Eestlaste 3% on ikkagi väga hea. 19-9. 47%-ga viskame 3 punkti viskeid, nii et ja Leedul vastu panna ainult 33. Ja väga huvitav fakt on see, et esimesel veerandajal viskasime vabakaid 5-5 ja pärast seda ei ole me vabaviskeid üldse saanud. Aga no, seda näitab ka meie kolmese tabavus, et mis me ikka sinna korve alla ronime, paneme parem lindu kaugelt, kui see sisse läheb. Treier, praegu mu jutu peale siin kolmest ei võta, Nurger. Kullamäe, sealt tuleb Floater ja nüüd läheb juba teine hästi järjest siin rünnakul. Aga ei ole need nagu halvad visked. Katte pealt Floater, seal tuleb lihtsalt lauda minna, aga selge on see, et kui pall rõngast ei puutu, on seda lauda ei ole keeruline kätte saada. Ja tõesti, kas siin nüüd vilistati viga, ehk siis automaatselt vaba visked ja nii on. Donatas Tarolis 5 punkti täna ja nüüd 6. ...28 eluaastat mehel on. Ja eelmine hooaeg mängis Montenegros. Ja vahe 13. 2 minutit ja 18 sekundit kolmanda veeranda lõpuni.
Treier hois seal jälle üle kivide ja kändudega. Treier küsib alla. 2 meest seal pead, nüüd on vaja sööda. Torbek paneb 3, ei lähe see hetkel, aga hästi oli välja mängitud. Nurger võitleb lauas, aga nüüd paneb jälle sinna leedukatele palli pihku. Loodame, et siin ülevalt alla ei tule, aga jah, minu jutu peale siin Ekotas veel paneb jalaga ka veel ja terve saal on jälle rõõmus ja nädalavahetuse lõppu. Kullamäe, Hermet. Nurger küsib jõuliselt sinna, Kullamäe võtab 3 ja paneb selle ära. Aga jah, olemegi, Eesti on hetkel hädas tõesti just pallikaotustega, muu kõik on tegelikult ideaalne. See, et rünnakul vahepeal ära paned, vahepeal mitte, see on täiesti loomulik osa sellest. Giedraitis paneb alla, seal jälle pall on peaaegu käes ja selle peale virutatakse meile 2 jälle ära. Ja Prasteikis 14 punkti ja seal Kullamäe teeb natuke rahvale ka. Torbek Nurgeriga, Nurgeril on lühem mees ja Kupaitis tema vasta, anna nüüd talle ja tee sealt ja hästi siin saab Nurger vea kätte. Ja Rokas Kupaitis jälle 3. isiklik viga. Ja siin Ekotas surub korralikult Treierile kerge postri seinale. Ja Torbek saab puhkama, Jõesaar tuleb tema asemele. Jõesaar võtab kohe viske, ei lähe see hetkel, Hermet seal võitleb, aga ikkagi palli saab veel edukalt kätte. See Maitis, Ekotasega kates, Giedraitis, Timša. Sööt alla Tarolis, Jõesaar tema peal. Giedraitis võtab 3, see läheb mööda. Siin Baskonia mees ei saa viset sisse, 17 sekundit 3. veeranda lõpuni, nii et ma usun, et kasutame selle aja kõik ära ja leedukaid siin viskele ei lase. 10, 9, 8 ja siin vilistatakse viga, nii et nüüd on Leedul ka meeskondlikud vead täis, ehk siis järgmine viga automaatselt vabaviskejoonele 6,4 sekundit. Ja nüüd on hädas, Treier 5, võtab siin 3 ja paneb ära selle. Ja lõpeb meil 3. veerandak 73-62 ja kaotame selle veeranda ainult 1 punktiga 28-27 ja päris suure skooriline mäng veerandaeg siin oli ja teeme ka omalt poolt väikse pausi. Utilitas toob sadade tuhandete Eesti inimesteni keskkonnasõbraliku energia, nii soojuse, valguse kui tänase otseülekande. Utilitas, puhas energia. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Jätkusuutlike kütuste teerajajana Eestis teeb Alexela kauaoodatud kvaliteedihüppe e-liikuvuses. Meie uue e-mobiilsuse täisteenuslahendusega saad elektrisõidukit laadida kus iganes soovid. Muudame koos Eesti elu paremaks. Suurim valik korvpallivorme ja varustus sinu tiimile. Tule ja uuri, miks rahvuskoondis ja teised tipptiimid on valinud Spaldingut. Vaata spalding.ee.
Ja oleme tagasi, kolmas veerandaeg lõppes siin 73-62. Kaspar Treier 13 punkti, 3 set 5-3. Janar Jõesaar 12 punkti, ülevälja mees Kristjan Kullamäe 16 punktiga, 3 set 5-4. Ja endiselt 3% on meil ikkagi väga ulme, 47, 23-11. Ja ma vaatan, Kristjan Kangur on mulle siin sõnumi saatnud, et ma teda tervitaks, eks ma siis tervita teda. Mees saab see aasta 40, nii et panust korralikult, aga mu jutu peale siin see Maitis, kas kaotab palli, vigasid ei vilistatud hetkel. Vaatan, mis siin kohtunikud otsustavad ja Leedu otsa out, Giedraitis. Aljulis, Žemaitis. Žemaitis võtab 3 sees, läheb hetkel mööda ja Jõesaar lauas. Ja 73-62, vahe 11, nii et vaadates neljapäevaste viimast veerandaega ja nüüd Giedraitis läheb siin ise pealt panema ja jõle vaevaliselt tuli see pealtpanek. Tahtsin just öelda, et kui neljapäeval lõpetasime neljanda veerandaja 25-15, siis peaksime siin 1 punktiga kaotama, aga nali naljaks ja siit tuleb jälle ründeviga Nurgerile. Ja see oli Eesti koondisele 14. pallikaotus. Ja Leedul ainult pallikaotusi 3, nii et Žemaitis, Giedraitis. Šiulis küsib sinna Jõesaare vastu, palli saa ja nüüd saab ja seal Jõesaar hoiab käest kinni ja võiks öelda, et hea viga. Kiitis Šiulis, siis vabaviskeid ei järgne Eestile teine võistkondlik. Ja vaatame otsa out, Leedule 14 sekundit. Giedraitis, Hermet hästi tal seal peal. Žemaitis ei leita sealt korvi alt vabalt mees, 4 sekundit, nüüd on vaja juba viset vaikselt, Kullamäe hästi on seal peal, väga keeruline vise seal, Jõesaar lükkab selle rõnga pealt ära. Ja pall jääb Eestile ja nüüd Jõesaar võtab kaameraga koju siit endaga. Ei veel mitte. Ja siin rahvas ka naerab. Ja näeme siin korduses ka seal. Selleks hea pildi saab siin Jõesaarele saata praegu. Aga läheme mänguga edasi. Peab siin Jõesaar kiitma, mees ikkagi võitleb iga hinna eest. Kullamäe ja nüüd siit saab Leedu esimese võistkondliku ja Timša peab siit käe tõstma. Kullamäe, seal pannakse lifti uksed kinni, Jõesaar kahe katte pealt, ei saa sinna sööta Tass. Ja hästi mängitakse Treier siin viskele, see oli otse õpikust. See oli ikkagi väga hästi mängitud siin, korralikud katted ja Treier väga ei kõelnud ka seal. Treier täna 3 set 6-4. Ja vahe 10, 7 minutit ja 40 sekundit ja nüüd saab Treier palli ka ja jookseme nüüd. Jõesaar pane seal Hermetile üles ja vajuta, aga ei, Hermet ikkagi hoiab ennast siin järgmisteks mängudeks, aga sellegi poolest toob 2 punkti ära ja vahe 8, nii et oleme jälle mängus ja teeme omalt poolt ka väikse pausi.
Utilitas toob sadade tuhandete Eesti inimesteni keskkonnasõbraliku energia. Nii soojuse, valguse kui tänase otseülekande. Utilitas. Puhas energia. Ramirent. Eesti korvpalli suurtoetaja. Jätkusuutlike kütuste teerajajana Eestis teeb Alexela kauaoodatud kvaliteedihüppe e-liikuvuses. Meie uue e-mobiilsuse täisteenuslahendusega saad elektrisõidukit laadida kus iganes soovid. Muudame koos Eesti elu paremaks. Homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast. Ja oleme tagasi 75-67. Eesti koondis visanud täna kolmeseid 24-12. Ei ole raske arvutada ka seal protsenti, et pooled oleme sisse pannud, mis võtnud oleme, nii et sihukest protsenti võiks kogu aeg näidata, aga noh, ütleme nii, et see ikkagi tundub suhteliselt ulme. Aga Leedu saab rünnakule Timša. Gedraitis jookseb kate pealt üles, sealt võtab kohe viske, ei küsinud üldse praegu, aga see vise lõppes otsa audis omadega. Kullamäe 7 minutit 15 sekundit lõpuni ja proovivad siin täpselt sama play'd. Jälle Jõesaar lõikab alla, Tass tuleb üles. Nüüd on natuke oleme hädas siin. Tass küsib. Treier mine nüüd sealt eest ära. Ja oleks ühe põrgatuse veel teinud ja oleks seal Treieri mees talle peale tulnud ja Treier oleks kahe silma vahele seal uuesti vajutanud. Treier täna 3-6-4. Kristjan Kullamäe 5-4 kolmesed. Eesti otsa out 4 sekundit, kohe on vaja viset, pane nüüd, kas viies ja on viies ja on viies. Kaspar Treier 75-70 ja vahe on 5-6 minutit 48 sekundit ja meil läheb mänguks. Tavaliselt mu jutu peale kohe leedukad panevad kolmesse selle jutu peale, aga loodame, et seda nii ei juhtu. Ja nüüd Timša saab viskele, kolmest ei pandud, aga sellest kahene võeti. Treier, Jõesaar ja Pajaut, ja no seal jäi natuke kõhklema, aga Kullamäe pane nüüd. See läheb mööda, aga Tass saab sealt laua. Ja praegu juba mehed lustivad ka natuke. Ei tule praegu seda kuuendat Treieri poolt, aga ja ründelaud juba teine. Kullamäe ja sealt tuleb viga ja praegu Eesti on sihukese show ka üles tõmmanud. Ja uskumatu Eesti 3% 52 ja aina paremaks läheb. Neljas veerandaeg. Kaheksa 4 Eesti juhtimas ja Jõesaar saab puhkama Torbek mängu. Tass, Hermet, Kullamäe küsib Lekavitsuse vastu sealt ja sealt tuleb viga ja see on Leedu kolmas võistkondlik. Ja ikka lust on vaadata seda neljanda veeranda algus siin. 7 punkti vahe, hädasti oleks nüüd korvi vaja. Ja vaatame, mis siit välja joonistatakse. Tass, Torbek jookseb üles. Tass uuesti jälle Kullamäed, kas nüüd ründeviga siin? Ja arvata oli et tundus seal Kullamäe läks väga jõuliselt seal küsima hetkel seda ja seal on Kullamäel 4. viga. No loodame, et Toiala ikkagi Kullamäed siit praegu välja ei võta. Saab siin lõpuni mängida. Aga tundub, et kas võeti välja? Ei veel.
Siim-Sander Vene on mängu tulnud. Kavitšus ja sööd sinna ja Hermet tuli hästi sinna vastu, aga Brastekis saab oma 16. punkti siit kirja ja ikkagi kaitsel ei saa midagi ette heita seal. Pole sul mitte midagi targemat teha. Kullamäe läheb ise lõpuni, tassmine lauda ka, aga ei, Kullamäe praegu lahendab ära ja rahustab hetkel olukorda. Ja 79-72. Kates seal, Vene astub hästi ülesse. Steikis, Tukauskas edasi veel. Getraitis paneb alla ja nüüd saame palli kätte ja siit tuleb Leedule 5. palli kaotus. Torbeck, Kullamäe, tassiga Kates. Võtab 3, ei lähe see hetkel ja tass hästi lauas. Vene küsib, pane veel 1. Ei, paneb Venele alla ja sealt tuleb 2+1. Ja hästi nüüd Kullamäe leidis sööduga üles ja vahe 5. Ja praegu on leedukatel meeskondlikud vead ka täis. Vähemalt mul on selle üle hea meel, et mehed, kes arvasid, et siit tuleb täna 40. saun Leedult, siis Eesti mehed tõestavad täiesti vastupidist. Ja kas siit nüüd keegi astus varem sisse? Ja Vene vaba viset ära ei realiseeri. Ja siin saal ka hoiab omadele pöialt. Terve saal on karjub Leedu. Vaatame, mis siit Leedu selle peale teeb. Tass hästi seal üleval kaitses. Kullamäe veel leitakse sööt alla ja Birutis paneb selle ülevalt alla. Ja hästi Brastekis leitis sööduga üles. Kaspar Treier 19 punkti, Kristjan Kullamäe 18. Kullamäe tassiga Katest. Tass mine nüüd alla. Hermet leiab tassi, 6 sekundit rünnata. Tass hästi sealt ja on 2+1. Ja on 2+1. Nii et 5 on meil vahe. Ja vaba viset saab ka proovida veel. Ja sai siit Birutisele väikse, natuke sai tagasi tehtud. Mattias Tass, vaba viset ära ei pane, Vene saab selle kätte, aga nüüd topib Kutkevitsusele selle 2 näpu vahele sinna. Stekis viset ei võta. Kevitsus. Stekis võtab 3, ei saa seda hetkel sisse ja Kullamäe võtab lauapalli maha. Mattias Tass täna 5 resultatiivset söötu. Kullamäe 10 sekundit rünnata. Ja hästi sealt paneb floateri, Tass läheb lauda ka, aga see sisse ei lähe. Seda kätte ei saanud sealt hetkel, Lekavitsus. Välja sööt, Kutkevitsus ei saa oma 8. punkti täna siit ja Tass võitleb ja praegu on vaba visket tulevad. Ja Leedu on ka siin selgelt hädas, 4. veerandaeg, 14-8. Leedu teinud täna 10 vahetlõiget, meil vastu panna 3. Sellest oleme visanud 3 28-st 13, 46%-ga, Leedu vaid 20-st 5. Ja need on vajalikud vabavisked ja siin natuke õnnega pooleks kukub ka ja vahe 4. 3 minutit 15 sekundit. Ja teine läheb mööda. Pandi muidugi meile siia punkt kirja, aga ma usun, et see võetakse kohe maha. 81-77. Ja Brasteikis enda peale siin võtmas 16 punkti tema arvel. Oiesokki on seal hädas, aga Tass tuleb ja ikkagi Brasteikis saab selle kätte. Kõik juhtub nii kiiresti, et ma ei jõua siin jutuga järgi.
aga seal igal juhul Tass tuli hästi lauda, tuli hästi kulpima, tahtsin öelda. Pall tuli õnnega pooleks välja ja Leedu siit punkti lisa ei saa. 10 sekundit rünnata. Kävitsus ja raske vise sealt ja nüüd on ja Vene ei ole üldse rahul ka selle veaga, see tähendab seda, et mõlemal võistkonnal on nüüd meeskondlikud vead täis. Ja Venel ka 4 viga. Arnas Butkevitšus, 6 punkti tema arvel. 4 lauapalli, 2 resultatiivset söötu. Pluss-miinus on +9. Ja paneb teise vabaviskega kotti ja vahe 6. Tass, Torbek. Timmu tuleb katte pealt üles. Tassiga kattesse ja sööd sinna Tassil ja Tass petab ka, ei saa seda praegu sisse ja ilgelt kahju on. Tass muidugi hästi petis, seal 2 meest selle peale hüppasid ka, aga eks Tassil siin jalad väsinud ka, 23 minutit täna platsil veetnud, 7 punkti, 8 lauapalli, 5 resultatiivset söödu Prasteikist nüüd. Oi, ja sealt Ekodas tuleb lauda. Ja praegu siin ikkagi Leedu võitleb ennast siin juhtima korralikult. Ekodas täna 10 punkti, 5 lauapalli. Ja vahe jälle 8. 15-12 neljanda veerandaja seis. Nii et hädasti oleks siin selle 2 minutiga veel kõvasti punktilisa. Aga no selgelt töö ja päev võrreldes eelmise mänguga, kus ikkagi ei saadud üldse ennast käima ja jäi süke halb maik suhu. Eesti korjanud 39 lauapalli. Leedul vastu panna 32. Eestlaste poolel 17 resultatiivset söötu, Leedul 16. Ja eks need pallikaotused natuke kripeldama jäävad, kui esimesel poolel tehti 10, siis teisel poolel oleme 6 teinud, mis tegelikult on päris okei arv. 6 pallikaotust ühe poole kohta võib vägagi rahul olla. Aga Leedu teinud terve mängu peale 5 pallikaotust ja Eesti rünnak vaatame, kas meil on siin 2 minutiga veel mingit vastust või läheb Leedu siit jälle oma teed. Jõesaar, Treier küsib sinna alla ja sealt vilistatakse selge viga ja Treier saab 2 vaba viset. Kaspar Treier täna vaba viskeid visanud 2-2, 19 punkti. Vaatame, kas siin närv on juba sisse tulnud või läheb sama taktiga, mis eelmised vabakad. Ja ei muretse mees üldse, paneb esimese ära ja 3-3 täna. Ja paneb ikkagi teise mööda. Ja vahe 7 ja nüüd on alla 2 minuti mängida. Kävitsus kiirelt läheb seal läbi, Tass tuleb vastu ka, aga Kävitsuse lühikese mehena teab, et sealt tuleb väga kõrge kaarega visata ja nii ta ka teeb. Ja Kävitsuse arvel täna 15 punkti, 3-2, Jõesaar avaneb, käes kätte ja pane nüüd Jõesaarele sinna üles, aga seal tuleb viga. Sööt oleks muidugi natuke võinud korvi kohal olla, siis Jõesaar oleks selle koos korviga sealt koju läinud, aga praegu natuke, aga noh, Jõesaar oleks muidugi kindla lay-upi sealt saanud, aga seal tehti ikkagi viga varem ära. Ja ei ole lihtne ka sealt
minna pealt panema, oled väljakul olnud 28 minutit ja siis hakka sealt lae alt veel palli ära tooma. Aga vabavisked tulevad. Ja Janar Jõesaar paneb esimese mööda. No Jõesaar on ikkagi väga hea vabaviskaja tegelikult. Kui ma õigesti mäletan, 3 aastat tagasi mees viskas Eesti-Läti ühisliigas vabaviskeid 95%-ga ja nüüd paneb 2-0. Ja hädasti oleks neid vaja. Minut 20 Lekavitšus ja Tass saab selle palli ja mine nüüd vajuta ülevalt alla ja nii ta ka teeb. Ja saame... Ja nüüd jäävad ikkagi need Jõesaare vabavisked ikkagi vägagi kripeldama 87-80. Aga praegu hästi mängisime kaitses ja saime lihtsalt 2 punkti. Teeme siin natuke tagasi ka, mis meile siin 2 mängu peale 3 korda juba tehtud. Ja Jokubaitis tuleb mängu. Minut 13. Hädasti oleks siin stoppi vaja, Jokubaitis, Sukauskas. Proovib seal Vene ette võtta, teeb keerulise viske, aga toob punktid koju. Ja vahe jälle 9 ja minut on meil lõpuni. Jõesaar, Kullamäe ja läheb lõpuni sealt ja vahe 7. Ja Kristjan Kullamäe saab ka 20 punkti kokku. Kaspar Treier 20 punkti, Kullamäe 20 punkti. Ja mehed on täna väga hästi ikkagi visanud kolmeseid, lajatanud korralikult. Jokubaitis, Tassi vastu seal, Ekotas jääb üksinda korvi alla ja Tass tuleb, paneb selle vastu lauda veel siia lõppu. Ja Tass jookseb ette ka, võiks küsida seal ja proovibki küsida, Jõesaar annab ka talle, seal 2 meest peale, Sukaustas tuli hästi, pani näpud vahele ja praegu tundub, et siin on pooleks pall. Ja siin võetakse veel time out lõppu, 21 sekundit, näeme siin, kuidas Tass vastu lauda selle kinni lööb. Egades päris ei oodanud seda, oli muidugi natuke seal laua taga ka, sealt on päris raske visata. Kaheksakümmend 82. Tundub, et selle aega siit võitu ei tule. Aga siit on ikkagi väga hea edasi minna järgmisse nädalavahetus, kus Tartus toimuvad Ilmar Kullami nimelise turniirile hakkavad siin Belgiat ja Bosnia-Hertsegoviinat nendega madistama. 12. ja 14. augustil mängud toimuvad. Eesti-Belgia mäng, mis reedel toimub 12. augustil 19.00. Sinna tundub, et enam piletit osta ei saa. Näitab, et on välja müüdud. Aga selle eest pühapäeval 14. augustil kell 5 Eesti versus Bosnia ja Hertsegoviina. On veel pileteid küll. Ning pühapäeval 28. augustil Saku Suurhallis Eesti läheb Soomega vastamisi 18.00. Aga sinna on aega üle 2 nädala ja vaatame 20 sekundit lõpuni, mis siit Eesti veel välja nuputab. 20 sekundit, Vene mängitakse sinna korvi alla, ei tule praegu 2+1, aga vabavisked järgnevad. 7 vahe, kindlasti midagi maha ei taha matta. Selge on see, et Eesti tuleb siit üle välja pressi, midagi enam kaotada ei ole. Aga võita küll. Ja Vene paneb Essa Vabaka kotti. Ja oleme ikkagi vabavisetega, oleme ikkagi kimpus. Vabaviskeid viskame suhteliselt sama protsendiga, mis kolmeseid.
ja Treier saab laua maha, nüüd tuleb kohe 3 panna, Vene seda ka teeb, pall jääb ässa ja Tass korjab selle ära ja 12 sekundit. Ja siit ei väsita ikkagi neid time-out'e võtmast. Ja Leedu ees müts maha, kui eestlaste vabakad on siin 57%, siis leedukad on ainult terve mängu peale meil ühe vaba viske mööda pand 23-st 22. Nii et ei ole seal mingit mure nendega. Aga ikkagi öö ja päev võrreldes neljapäevaga Eesti võitleb, on leitud ka see rotatsioon, millega siin järgmistele mängudele peale minna. Mattias Tass täna 9 punkti, 10 lauapalli, 6 resultatiivset söötu, Siim-Sander Vene 9 punkti. Janari Jõesaar 12 punkti, 9 lauapalli. Kristjan Kullamäe 20 punkti, 5 lauapalli, 3 resultatiivset söötu ning Kaspar Treier 20 punkti ja Sten Sokk ka 8 punkti panustab. Nii et Treier ja Kullamäe kahe peale 3-seid 15-9. Nii et 60 prossaga 3-seid ei ole üldse halb. No vaatame 4 punkti vahe. Vaatame siit selgelt tuleks pall kätte saada ja kiire 2 punkti. 12 sekundit. Vaatame, mis siit Leedu ka saab selle palli kätte. Seal minnakse, ei tehta viga. Ja Mašulis on seal hädas ja nüüd tuleb viga ja siin hakatakse juba venitama ka vaikselt. Treier tahab siin natuke ründeviga ka saada, aga ei ole vist seal väga mõtet. Aga vähemalt saadeti õige mees vabaviskejoonel. Ehk siis ainuke Leedu mees, kes täna ei ole üldse punkte visanud. Kiitis Mašulis 0 punkti täna. 2-0 visked vabaviskejoonel ei ole täna saanud. Vaatame, kas siin väristab ka või jätkab sealt, kus Leedu poolel jäi, ehk siis 95%-ga. Ja ikkagi siin on värin sees. Ja 7,8 sekundit, see tähendab seda, et kas kiire lauapall või väljasööt ja 3 ja tuleb kohe viga otsa teha, nii et siin ikkagi võib see asi meil venima hakata. Vaatame, kas teine läheb. Ja teine läheb kotti, aga see ei sega. Kullamäe 6 sekundit, nüüd on 3 vaja kohe. Ja pane nüüd. Paneb selle ära. Ja nüüd on kohe vaja see viga teha, aga siin 1,1 sekundiga väga midagi ei jõua ja ega siin ei olnud mõisa peale mäng ja siin mehed naeratavad ka ja no ikkagi väga positiivselt lõpuks see mäng meil lõpeb. Kristjan Kullamäe saab veel siin punkti lisa, nii et Kullamäel kokku 20 punkti ja mäng lõpeb meil 90-88. Ja mainid ka, et sihukeste mängude pealt on väga hea edasi minna. Eesti võtab ära siit viimase veeranda 26-17. Leedu poole pealt Rasteikis 16 punkti, Lekavitsus 15. Leedu pani lõpuks vabakaid 92%-ga. Aga hetkel nii. 12. augustil Tartus siis kohtume ja praeguseks tänud vaatamast ja olge terved!